Head sõbrad, rõõm on siin rääkida. See koht on kahtlemata meile, kes siin on, kõigile päris armas. Ma väga kaua mõtlesin, mida rääkida, aga nüüd on olukord väga omapärane, sest Tunne rääkis põhiliselt kõik ära, mis olid ka minu mõtted ja tahtmised täna siin öelda. Aga saame hakkama, katsun ikkagi rääkida. Tegelikult peaks rääkima sellest, kuidas tekkis see Hirvepargi mõte ja muidugi mitte Hirvepargi mõte, vaid selle Molotov-Ribbentropi pakti ees seismise mõte. Aga ei tohi unustada seda, et juba 70. aastatel Eesti, Läti ja Leedu dissidendid pöördusid ÜRO poole ja veel mitmete valitsuste poole, et avalikustataks see salaprotokoll. Nii et võitlus selle avalikkuse eest on pikem kui see meie siin Hirvepargi lugu. Aga niiviisi olime Tiit Madisson, Heiki Ahonen ja mina suhteliselt pool aastat tagasi saanud vabaks vanglast ja jalutasime Pärnu rannas, olime juba nagu jalad alla saanud nii füüsiliselt kui vaimselt ja arutasime, et teha on vaja midagi. Et ega siis me ei saa hakata nüüd niiviisi rahulikult ainult oma isiklikku elu elama. Ja Tiit Madisson tegi ettepaneku luua Helsingi grupp, millele mina olin kohe väga vastu, sest minu meelest ja ütlesingi, et Helsingi gruppide aeg on möödas, on uued ajad. Ja siis pika vaidluse peale leidsime, et esimene asi, mille eest võiks tõsiselt seista ja jätkata seda kunagi alustatud Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamist. Ja tegelikult osutus, et tee seista tõe eest ja sai meie vabaduse uuesti vabanemise või uue vabaduse kogu alustalaks, sest me kogu aeg ajasime, me ei käinud rusikat taskus, ei vandunud, ei kakelnud, vaid ehitasime üles vabaduse vabadaks saamise teed. Ja see algas kõik siit, kui siin 30 aastat tagasi oli esimene kogunemine ja see on nii naljakas siin, praegu on, ma ei tea, kui palju inimesi, 50-60 ja kui me eelmine õhtu 30 aastat tagasi arutasime, et ega siia palju ei tule, ja on, kui 50-60 inimest tuleb. Ja siis, kui siia kogunes, hindamise järgi öeldakse 2 kuni ühed ütlevad 2000, teised ütlevad 7000, kuskil seal vahel oli see hulk, mis siin oli. See oli väga niisugune hästi kukkus meil sellepärast välja, et ühtegi rumalat üleskutset ei olnud ühtegi niisugust üleliia sõjakust, aeti taga tõde ja tehti 2 üleskutset. Üks üleskutse oli see, et see astuge Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise gruppi ja teine üleskutse oli moodustame stalinismi ohvrite monumendi taastamise grupi. See situatsioon, need 2 asja iseloomustavad tolleaegse meie inimese julguse piiri. Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise grupp sai 14-liikmeline, aga minu meelest need liikmed olid kõik enne juba astunud. Tegelikult need olid vanad sõbrad kõik, aga stalinismi ohvrite monumenti aega oli vähe, sest me pidasime põhimõtteliselt ajast kinni. Jõudis mulle tuua oma aadressi üle 60 inimese. Ja see kohe laienes väga laialt, sest see tundus tol ajal vähem ohtlik kui muidugi see Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamine. Aga kui me vaatame tollel ajal tagasi ajalehtedesse,
siis võim hindas asja väga hästi. Tegelikult, kuna mina olin selle stalinismi ohvrite monumendi taga, siis niisugust sõimu ma ei ole pärast peaaegu vist kogenud kunagi, sest see sõim, mis ajalehtedes oli pöörane ja vaat siin, vahetevahel ma imestan, kui targad olid isegi need meie võimud tol ajal ja KGB ja nad ilmselt pidasid väga tõsiselt nõupidamisi, mida on parem peksta, sest see Molotovi-Ribbentropi pakti asi ei saa kunagi olla massiline, aga stalinismi ohvrite monumendi asi saigi massiliseks, sest see, mis järgnes sellele, oli ju igal pool loodi grupid, kõikjal korjati allkirja, siis põhiliselt alguses hakati ju ainult lihtsalt nõudma monumenti ja korjama allkirju. Nii et läbi Hirve pargi me näeme, kuidas see võitlus tol ajal käis ja kuidas võimud olid kahe vahel. Ja meie võtsime selle ju väga vahvalt ette, et täpselt nii nagu 1,5 tundi meile lubati, täpselt 1,5 tundi kestis Hirve park, täpselt kellaaja järgi. Ja need fotod, mis on sellest ajast, kui me siit kõik ära läksime, nii õnnelike nägudega inimesi üldse näeb harva. Sest kõik oli õnnestunud, mitte mingid eksesse ei olnud. Niisugune kogu hing säras. Ja ma arvan, et sellel Hirve pargil oli just ka see väga suur tähtsus, et me edasi läksime kogu oma vabadusvõitlusega Eestis juriidilist teed. Sest mäletate, kui me hakkasime registreerima Eesti Vabariigi kodanikke, me ei olnud absoluutselt vastikud teiste rahvaste mitte salja. Kõik, kes ei olnud õigusjärgselt Eesti Vabariigi kodanikud, võisid registreerida ennast taotleda Eesti Vabariigi need nimekirjad tehti ja anti ka tõendeid, et see soovib saada Eesti Vabariigi kodanik. Ja kui see vabadus ükskord saabus ja meil see kodanike ja esimese aasta jooksul me andsime kõigile nendele inimestele, kes tulid kodakondsust soovima ja see paber oli, et nemad tahavad kodakondsust, mis andis välja Eesti komitee minu meelest või ükskõik, aga igatahes see meie ringkonnad seda jagasid. Me andsime. Tol ajal ma olin õnnetu siseminister ja ma tean seda, ma kontrollisin. Aga siis hakati võltsima. Esimese aastaga said muulased aru, et sa tont, see on kohutavalt hea võimalus saada kodakondsus. Ja siis me lõpetasime ära, et kõik, kes kiiresti otsustasid, et said kodakondsuse. Tähendab, meie ei kütnud meie riigis kunagi üles viha ja minul on sellepärast väga-väga hea meel, et kogu see tee läks juriidiliselt astusime selleni, et meil on Eesti Vabariik ilma ühegi füüsilise ohvrita. Ei tohi ka seda unustada, see vabadus tuli meile. Tänasel päeval aga me saame arvatavasti kõik aru, kui raske on olla vaba, kui sul ei ole kindlast vastast, kui tõde ja vale on, tihti sa ei saagi aru, mis on õige ja mis on, mitte tõde ja vale ei ole sassis, vaid õige käik ja vale käik, sest me tihti ei tea, kuidas tuleb, mis on hea ja mis on halb. Me tihti selle tõttu tõstame pseudoprobleeme, mida me arutame väga tõsiselt ja tõsiseid probleeme ei aruta. Minu meelest just, aga see ei ole muidugi ainult meie probleem. Minu meelest terve maailm on natukene jooksnud umbe oma praeguste mõtetega ja ei julgeid otsuseid vastu võtta. See on tänane maailm ja meie oleme selle maailma liikmed. Aga Eestimaal on mind kõige rohkem praegu viimasel ajal riivab see, et meil on natukene liiga palju vaesust. Kui me käime mööda maad
süda laulab, meil on nii ilusti taastatud, talud on vale öelda, majad, meil on imeilusad põllud. Linna seda ilu, ma kuidagi nii ei saa vastu võtta kui maal. Aga siis ma kuulen inimeste jutte ja kui palju on nii madalaid palkasid meie maal, et natukene kurb on, sest nendega reaalselt elada ei saa. Ja meie valitsuse, meie poliitikute ees seisab see küsimus, kuidas lahendada vaesuse küsimus. See on Eesti riigis praegu tõsine probleem. Me ei räägi sellest, me ei armasta sellest rääkida, aga minu saatus on rääkida asjadest, mis muret teevad. Ja minule teeb see muret, kui sa saad pensioni 200-300 eurot, siis sa oled nagu kerjus ja 400 palgaga sammu. Kust saada jõudu tõsta palkasid, ma ei tea, aga selleks on meil valitsus ja ma soovin väga meie valitsusele jõudu, julgust, meie poliitikutele jõudu ja julgust asuda tõsiste probleemide kallale tõsiselt. Hirmepargi jutt, tõsised jutud. Ma vabandan, et see ei sobi siia võib-olla, aga mul on see hinge peal. Nii et soovin kõigile ilusat päeva täna, soovin kõigile jõudu asuda tõsiste probleemide juurde tõsiselt ja vähem tegeleda pseudoprobleemidega. Ilusat päeva! Ja Lagle siit ka välja viskab ja sellepärast sellest hirmus ma ütlen, Lagle, ole hea. Ma väga vabandan, et mul tegelikult see kõne oli erakordselt hästi läbi mõeldud, aga kuna tunne enam-vähem rääkis kõik ära, siis läks minuks hästi, eks ole. Ja ma väga vabandan kõige ees, aga mul on väga sügav mõte, mis on hinge peal. Et me kõik teame, et Euroopa Liit teeb kõik, et rahu säiliks. Me kõik loodame, et sõda ei tule. Me kõik loodame, et meie vabadus kunagi ära ei võeta. Aga me kõik ka teame, et setsijad ära võeta. Ja selleks, et meie säiliks, meie rahvas, meie keel, meie mees, on kohutavalt suur roll. Kui me selle eest ei seisa ja kõik ei tee, et see saaks areneda vabalt, hästi, et tal oleks võimalikult lai kõlapist ja võimalikult palju inimesi oleks meil haridus, mõttele. Siis on alati olemas, et meie rahvus kaob. Kui me praegu vaatame, ma mäletan oma ema juhtudest sellest, 20. aastatel, kui Eesti ülikool oli veel noor, Eesti keele kui teaduskeele arendamine. See on praegu meil väga tõsine probleem. Me kasutame absoluutselt mitte ainult teaduslikke keerulisi välismaa sõnu, vaid üldiselt tungib peale inglise keel. Küll odavate žargoonsõnadega ja hüüdlausetega, aga eesti keele säilitamine ja eesti kultuuri säilitamine on meie jaoks tegelikult elu küsimus. Sest ei saanud 50 aastat meie kultuuri hävitamisega hakkama. Sest 20 aastat iseseisvust oli tootnud tohutu raamatu hulga, mida meile andis lugeda 50 okupatsiooni aastat. Alati leidus midagi, mida lugeda igal alal ja see oli nii väga tähtis. Sellepärast mul on väga suur tahtmine kõigile öelda, teeme kõik nii palju kui võimalik selleks, et Eesti kultuur areneks ja ei läheks niisuguseks harimatuks kõrvalkeeleks, sest et teaduskeel peab tingimata olema mingi suurrahva keel. See on üks asi ja üldse Eesti kultuur on meile tähtis ja praktilise inimesena, nagu ma olen,
on mul praegu 2 juttu, niisugust murejuttu rääkida siin olevale rahvale. Ehmatusega tänavu aasta avastasime, et on müügis Eesti hariduse aluse Aleksandri kooli maja. Kas te kujutate ette? Niisugune maja ta on ja see on müügis 43 000. See on kohutav mõelda ja ei oskagi seda kuskilt ajada, aga mõtelgem kaasa, mida saaks teha, et päästa tänapäeval Aleksandri kooli maja. Ja no isegi on idee, mis sellega teha, sest algselt oli see maja ehitatud aadlite pensionaadiks. Miks see võiks Aleksandri kooli majast ehitada Eesti kultuuritegelaste pensionaadi, selle hooldekodu, mida on kindlasti vaja tegelikult. Aga see oleks, kellele ma olen rääkinud, et päästke ja olen teinud rikastele ettepanekuid, et pange raha kokku ja ostame ära ja siis põhiline, et ta ei lähe valedesse kätesse. Aga kõik ütlevad, et mis te teete taga pärast. Nüüd ma tean, võiks teha kultuuritegelaste hooldekodu, sest see on Eesti kultuuris väga tähtis asi. Ja nüüd on teine väiksem probleem. Praegu mulle just seda öeldi. Vello Salumi haud tahab korralikku kivivärist. See on väga, siin me peame lihtsalt raha kokku panema ja tegelema siis Vello Salumi roll ERSP loomisel, lõppude Pilistere kirikus ta loodi ja kogu mure Eesti rahva pärast on temal alati olnud esikohal. Nii et katsume meie ka igaüks mõelda selle peale, kuidas me saaksime, mida me saaksime teha, kuidas seda teha, et Vello Salumi haud oleks paremini tähistatud. Need on minu mure, mis ma tahtsin kõigiga jagada ja praktilise inimese asi, niisugune ma olen. Aitäh, et te ära kuulete.